kallis kogudus, ilusat pühapäeva ja viimane meeldetuletus, et täna 18. jaanuar on viimane päev, et regada ennast talvefestivalile, nii et kui sa ei ole veel jõudnud ennast regada või su sõber on veel regamata, siis tuleta talle meelde ja tee see täna kindlasti ära. Selline kiire meeldetuletus teile, ilusat videot, ilusat kogukonna aega. Tere, minu nimi on Liina-Liis ning olen üks 3D koguduse juhtidest. Oleme jõudnud aasta esimese seeriaga Igapäevane leib viimase kõne juurde, milleks on pühapäev. Oleme kuulnud Martenit rääkimas sellest, mida tähendab olla kristlane esmaspäevast reedeni ning Eliisalt kuulsime, mis on hingamispäev ja kuidas seda pidada. Täna räägime sellest, mida tähendab pühapäev ning kui olulised on üldse koguduse kooskäimised. Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, et miks kristlikud kirikud just pühapäeviti kogunevad jumalateenistusteks või kogukondadeks? Ja miks me üldse kokku saame? Räägime palju ju ka 3Ds isiklikust palveajast ning Marten rääkis meile paar pühapäeva tagasi sellest, mida tähendab olla kristlane esmaspäevast reedeni. Kas sellest siis ei piisagi? Võtab ju kogudusse kohale tuleb korraliku aja ära, kus saaks ju nii palju muud põnevat teha enne, kui algab taas kooli- ja töönädal. Miks seda kogudust veel siia pühapäeva vaja on? Selleks, et mõista koguduse kooskäimise ja pühapäeva tähendust, peame heitma pilgu Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise tähendusse, mis on kristliku kiriku nurgakivi. Paulus räägib ülestõusmise tähendusest Korintuse kogudusele järgmiselt. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole, aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Jeesuse ristisurmast ja ülestõusmisest on räägitud kõigis 4 evangeeliumis ning lähemalt saad selle kohta kuulata ka varasematest 3D koguduse videoseeriatest. Võid näiteks vaadata seeriad Jeesus Matteuse vaates, kus Jakob Remmel räägib Jeesuse ristisurmast ja Miikael Tamm kõneles Jeesuse ülestõusmisest. Jeesus on Jumala poeg, kes oli patuta ning hukati ristil meie pattude tõttu. Ristisurm oli kõige võikam viis suremiseks. See tähendas tohutuid piinasid ning alandamist. See oli nii julm hukkamisviis, et Rooma impeeriumi valitseja Konstantinus Suur keelas 3. sajandil ristilöömise ära, kuna see oli liiga julm ja alandav. Täna kanname risti ehtena või sümbolina, kuid neile, kes olid isiklikult näinud ristilöömist, tähendas see tohutut valu ja kannatusi. Jeesust, kes ei olnud midagi valesti teinud, hukati kõige julmemal viisil üldse. Teda mõisteti surma, sest ta oli Jumala poeg. Jeesus piinati, mõnitati, peksti. Teda sunniti kandma oma enda risti, tema põlved väänati nii, et pahklud saaks koos kinni naelutada sääreluu ja Arhiliuse kõõluse vahelt. Ta tõsteti üles koos ristiga ja jäeti sinna rippuma päevapalavusse ja piinavasse janusse pilkava rahva hulga silme all. Ta rippus seal kujutamatu valu käes 6 tundi, kuni tema elu aegamisi kustus. Kui see oleks siin kohast lõppenud, oleks olnud tohutu tragöödia, kuid lugu läheb edasi. Kristus ei jäänud ristile, see surm ei olnud lõplik. Jeesus hukati vahetult enne hingamispäeva saabatit, kus oli igasugune töö tegemine keelatud.
Saabatist saime lähemalt kuulda eelmine nädal Eliisalt. Kuna juudid ei tahtnud Jeesust ristile jätta hingamispäevaks, siis palusid nad Pilaatust, et saaksid risti löödutes säärelud katki lüüa ja nad minema viia. Katki löömine tähendas seda, et inimene ei saanud end enam jalgadele ajada, et hingata ning suri risti lämbumise läbi. Sõdurid lõidki neil meestel, kes koos Jeesusega hukati, säärelud katki, kuid Jeesuse juurde jõudes nägid, et ta on juba surnud ja tema sääreluid nad katki ei löönud, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ja kohe voolas välja sealt verd ja vett. Tegemist oli ilmselt verehüübe ja seerumi eraldumisega, mis, nagu me tänapäeval teame, on kindlaks meditsiiniliseks tõendiks, et Jeesus oli surnud. Jeesuse surnukeha pandi surilinadesse koos lõhnarohtudega ning kohas, kus Jeesus risti löödi, oli aed ja aias huushaud, kuhu ei olnud veel kedagi pandud. Kuna oli hingamispäev kohe-kohe kätte jõudmas, panid nad Jeesuse sinna hauda, et hiljem edasi toimetada surnukehaga, kui hingamispäeva möödas. Hauda valvasid kogenud Rooma sõdurid ja sinna ette lükati suur kivi. Kõik tõendid viitasid sellele, et Jeesus on päriselt surnud. Kuid nädala esimese päeva ehk tänapäeva mõistes pühapäeva varahommikul toimus midagi väga-väga suurt ja olulist. Maarja Magdalena avastas hauale minnes, et haud on tühi ning läks kutsuma Peetrust ja Johannest. Nad kõik läksid kiirustades hauale ning avastasid, et haud on tõesti tühi ning nägid maas olevaid surilinasid ja higirätikut, mis oli kokku mässituna surilinadest eraldi. Nad kõik olid jahmunud. Maarja jäi haua kõrvale seisma ja nutma ning nägi kõigepealt ingleid ja seejärel Jeesust ennast. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi 2 valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on tabannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aednikku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles rabuni, see tähendab õpetaja. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja kuulutas jüngritele. Ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. Kui nüüd sel sama nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, seda kartsid juute, tuli Jeesus ja seisma nende keskele ütles neile rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. See kogemus muutis nende elu igaveseks. Jeesus, kes oli surnud, on elav. Jüngrid, kes olid Jeesuse ristisurmas pettunud, masenduses ja täis hirmu, sai taas julgust ja püha vaimu, et kuulutada vankumatult kogu maailmale, et Jeesus elab. Peetrus, kes oli löödud ja hirmul, jutlustas 4 pühipäeval, kus pöördus 3000 inimest. Tekkisid kogudused ja koguduste kooskäimised, et õppida üheskoos tundma Jeesust, kes suri ja nüüd elab, ning läbi leivamurdmise tuletada meelde, mida Jeesus on meie heaks teinud. Pühapäev tulebki suuresti sellest, et just pühapäeval ehk nädala esimesel päeval tõusis Jeesus surnuist üles ning iga pühapäevane koguduse kokkutulek on mäletamine sellest, mida Jeesus meie heaks tegi. Michael Green võtab koguduse tekke enda raamatus Evangelism through the local church kokku järgmiselt. Kogudus, mis sai alguse käputäiest harimatutest kalameestest ja maksukogujatest,
levis järgmise 3 sajandi jooksul üle kogu teadaoleva maailma. See on lihtsalt imetlusväärne lugu rahumeelsest revolutsioonist, millel pole maailma ajaloos paralleele. See juhtus nii, sest kristlased said vastata küsijatele. Jeesus suri sinu eest, aga veel enam, ta on elav. Sa võid teda kohata ja avastada enda jaoks selle, millest me räägime. Nii nad tegid ja ühinesid kogudusega ning kogudus, mis oli sündinud tühja laual, laienes kõikjale. 4 pühapäeva, mida pühitseti 50 päeva pärast ülestõusmispüha, peetakse kristliku kiriku sünnipäevaks. Peale Peetruse jutlust ja püha vaimu langemist võimsalt inimeste peale ristiti umbes 3000 inimest. Toimus midagi, mille kohta me tänapäeval saame öelda suur ärkamine. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Nad viisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ning võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Loeme siit kirjakohast, et inimesed olid põnevil Jeesusest. Nad olid kogu hinge ja südamega selle kõige sees. Nad olid koos, ühises osaduses, palvetasid koos ja jagasid kõike. Nende vahel valitses vaimu antud ühtsus. Palve mõiste on siin tegelikult laiem. Lähis-Ida kultuuris mõistetakse palvet kogunemisena ühisele jumalateenistusele, kuhu juurde kuulus ka laulmine, pühakirja lugemine ja seletamine. Tollel ajal oli inimestel vaid tänapäeva mõistes Vana Testament. Uus testament kui selline tekkis alles sajandeid hiljem. Kuna kogudusi õpetasid apostlid ise, said nad kuulda läbi apostlite sellest, mida Jeesus tegi. Nad käisid koos, sest vaid koos olles suutsid nad vastu panna tagakiusule ning elada välja seda, mida Jeesus neile ette elas, toetada nõrgemaid, kanda teineteist palves ning heas sõnas ning kasvada enim Jumala tundmises. Minu jaoks on olnud alati hämmastav, kui palju enam avaneb Jumala sõna, kui me seda uurime koos teiste kristlastega. Mäletan hästi üht paari aasta tagust hetke koolis, kui pidime grupis üht kirja kohta uurima. Sattusime oma grupiga nii hoogu, et isegi pausile minek ununes. Teised pidid meid kutsuma tulema. Meid kõiki vaimustas see, kuidas üks kirjakoht, mida ise lugedes tundus pigem keeruline ja segane, hakkas koos analüüsides ja mõtteid vahetades järsku nii tugevalt avanema, et saime kõik väga tugevalt puudutatud. Sama oleme kogenud ka koos kogukonnaga kirjakohti analüüsides, kus oleme jõudnud järeldusteni, mille peale ise uurides ei oleks ilmselt tulnudki. Loeme apostlite tegude kirjakohast välja ka seda, et teineteist kanti palves. See on üks koguduse kooskäimise eesõigusi, palvetada teineteise eest ning ka julgustada teineteist. See on ka üks meie koguduse formaadi eeliseid. Väikegrupi formaat võimaldab jagada sellest, mis päriselt toimub meie eludes, suhtes Jumalaga ja kanda teineteist palves. Piibel ütleb selgelt, et kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Lisaks eelpool mainitule on pühapäevane koguduses käimine otse kui restart algavale nädalale, mis aitab sättida fookuse taas Jumalale ning häälestada ennast algavaks nädalaks. Olen ise mitmeid kordi kogenud, et kui mingil põhjusel jääb pühapäevane koguduse koosviibimine vahele, siis on midagi nagu nädalas puudu. Kogudusena kokku tulemine aitab hoida ka igapäeva tegemistes fookuse Jumalal. Me vajame igapäevast leiba ehk vaimulikku toitu pühapäevast laupäevani, mitte ainult teatud päevadel. Pühapäevast laupäevani just seetõttu, et Piibli ajakäsitluses lõppes nädal laupäevaga ja algas pühapäevaga, kuid tänu sekulariseerimisele hakkas liikuma rõhuasetus pühapäeva pealt esmaspäevale. 1988. aastal esimest korda avaldatud ISO 8601 rahvusvahelise standard määras ametlikult nädala alguseks esmaspäeva.
kuigi tänu sellele on täna enamustes Euroopa riikides, sealhulgas Eestis, nädala esimeseks päevaks esmaspäev, leidub riike, kus nädal algab pühapäevaga. Üks nendest on näiteks USA. Kõige sellel, milles me antud seerias kuulsime, on väga oluline koht kristlase elus ning seda õpetab meile ka piibel. Me vajame isiklikku palveaega ja iseseisvat piibli lugemist, et kasvada isiklikus suhtes Jumalaga ning näha, mida tema plaanib just meie jaoks. Me vajame saabatit, et tuletada meelde, et lõpuks on Jumal see, kelle käes on kogu kontroll ning ta on loonud meid inimesteks, kes vajavad elus püsimiseks hingetõmbeaega. Me vajame koguduse kooskäimisi, et saada julgustatud teiste kristlaste poolt, õppida koos Jumala sõna tundma ja kanda teineteist palves. Ma loodan, et sain enda kõnega panna teid mõtlema rohkem pühapäeva ja kogudusega kooskäimise tähenduse ning olulisuse peale. Järgnevalt ilmuvad ekraanil arutelu küsimused, millele saate kus kogukonnas või üksinda mõtiskleda. Aitäh kuulamast!